Müstiline Saaremaa. Müstilise Saaremaa 11. hooaja 200 saade räägib kohalike arheoloogide poolt avastatud seinamaalingust, mis tekitas ka meedias palju furoori. Et miks ta eriline on, te küsite? Seda sellepärast, et pigem on taolisi maalinguid leitud kaugelt ookeani tagant Katalooniast ning arheoloogide hinnangul võib see maaling viia meid tagasi juba aastasse 2011. On ka selgeks saanud, et maaling ei ole tehtud ainult ühel hetkel, vaid on ajaga täienenud. Parimad Saaremaa keeleteadlased on suutnud juba mingil määral desinfitseerida ka seinal olevad kirjad ning on välja selgunud 3 müstilist nime ning hulk veel müstilisemaid numbreid. Ja nüüd läheme uurime kohalikelt külaelanikelt, mida räägivad siinsed legendid. Mida olete nendest kurikuulsatest seinamaalingutest kuulnud? Vanaisa rääkis, et sinna ei tohi minna, muidu kasvab 3. käsi ja nina kukub peast ära. Silmad pidid ka märjaks minema. Kas ja mida olete kuulnud äsja avastatud seinamaalingutest Pühal? Ei, no mina olen seda ammu juba kuulnud ja eks ma olen siin üritanud seda äri ja inimeste värki siin, et inimesi rohkem tuleks ikka arendada. Ma siin 2 aastat tagasi kaevasin ühe augu ja siis et oli seal see Kaali meteoriidikraater, ma tahtsin Pühale teha ka sama asja ja seal need inimesed väga palju ei tulnud ja siis ma investeerisin seal selle liiva, tahtsin maha müüa vahelt kasuga ja see ei läinud läbi ja mul see raha sai otsa, aga see maalingut, see on hea asi, et sinna me paneme sinna selle infotahvli ülesse ja siis kohviku võiks teha, kus saab müüa neid pirukaid, et ma olen vaadanud, siin on 3-4 euroga saab teha ja oma hind on alla euro, et sealt saab 3 eurot saab ju vahelt võtta ja kui sa müüd 10 pirukat müüd maha, sa saad 30 eurot päevas, see kuus teeb juba mingi paarsada, et see on väga hea projekt, et minu mõttes suurepärane avastus küll, jah. Aitäh! Tere, kas tohib paar küsimust? Oota, kas te olete nüüd televussarist või? No ma just eile Mallega rääkisin, kindlasti tuleb see televiisor ja kindlasti tahavad minult teada. Tead, seal on Mallel praegu, need kuked ja kanalid. Väga põnev, aga uurime hetkel arheoloogilisi avastusi, mis on leitud just teie külast. Et kas olete sellega kursis ja mida kuulnud olete? Ei no, mis asja te uurite siin? Mida te tulete siia uurima? Kas teil oma elu ei ole või? Ärge tulge siia uurima teid, see ei puutu teisse. No ma ei tea, ma lähen nüüd lihtsalt, ma lähen ära, ma pean lehma lüpsma. Meil on siin kohalikud kodulauurijad ja küsiks paar küsimust, et kuidas kommenteerite äsja avastatud koopamaalinguid? Me oleme juba aastakümneid teadnud, et augusti 2. nädalal on võimalik koopavas märgata teatud silüette. Enamasti on neid olnud 3. Nüüd aga oleme jõudnud järeldusele, et need 3 silüetti võivad kuuluda olevustele, kelle nimed on siis nüüd suudetud desinfitseerida. Tõesti väga põnev avastus, elu parim päev, aga teate, praegu ongi ju augustikuu 2. nädal. Tulge vaatame, äkki õnnestubki ilmutused pealt tabada. Kallid kuulajad, see on uskumatu, ongi siin. Me tunnistame midagi erakordset, midagi enneolematut. Nad on siin. Ja läinud. Müstiline Saaremaa.